Nii, tere! Püüdsin siin NetGroupi tarkvaraarhitekti Mart Lause kinni, kes on ka ühtlasi Schoolabi projektijuht. Ühesõnaga üks e-hariduse lahendus, ma saan aru. Äkki räägid lähemalt, miks on vaja järgmist e-hariduse lahendust? No ma arvan, et see, mida täna NetGroup ehitab, ei ole kindlasti järgmine e-hariduse lahendus. Ühesõnaga, loo taust on see, et tänane selline koroonajärgne maailm, post-koroona maailm vajab nagu mitmet moodi uusi lähenemisi erinevates valdkondades. Ja digiõpe ja üldse õpe on selline asi, mis sai väga hullult pihta koroonapandeemiaga. Ja see, mida meie üritame täna NetGroupis ehitada, ei ole lihtsalt nagu mingi selline nagu peenhäälestus õppeprotsessile, et me läheme nagu ainult ühe sammu edasi. Mida me üritame teha on see, et me üritame minna 10 sammu edasi, nagu näidata maailmale selle tehnoloogiaga, et mismoodi on võimalik õppida digitaalselt ja kuidas siis meie arust seda tegema peaks. Ja Mis siis nii-öelda õppeprotsessis muutub või mis õpetaja, laps või keegi sellest võidab? Jah, kui sa detailsemalt küsid, siis nagu sisuliselt muutub see, et kui tänane õpe on väga keskendunud ümber selle, mis toimub klassiruumis, on ju, et õpetaja toob kaasa enda mingid õppematerjalid, prindib välja mingid töölehed, kasutab õpikut, töövihikut, näitab YouTube'i videot, saadab lapsed õue marju korjama ja puulehti tuvastama, on ju. Kogu see asi toimub nagu seal klassis, on ju, kõik need tegevused, kõik need materjalid sisuliselt, mida nad kasutavad, need vahendid, mida nad kasutavad, neid kasutatakse kõiki klassiruumi kontekstis, on ju. Aga selline digitaalne ja distantsõpe ja selline hübriidõpe sisaldab endas seda, et seda klassiruumi enam ei ole. Ja nüüd see nagu naljakas termin võib-olla selle kohta on selline virtuaalne klassiruum, aga me kindlasti ei ürita nagu virtuaalset klassiruumi teha, me üritame võtta need samad head tükid, mis toimuvad klassiruumis, ehk siis see, et õpetajal on vabadus ja võimalus luua erinevaid õppimisviise ja metoodikaid, katsetada neid ja näha neid praktikas töötamas, on ju. Me üritame neid tuua üle siis sellesse digitaalsesse maailma, ehk siis õpetaja saab luua iseendale sellise õpiteekonna enda lastele, enda õpilastele ja siis koos nendega läbida seda õpiteekonda ja siis läbi selle protsessi anda lastele mingid õpiväljundid, eks. Mingid oskused. Koroona ajal oli palju lugeda ja kirjutatud õpetajate poolt, et ägedaid nii-öelda töövahendid on käes, aga lõpuks on neid väga palju, hallata, igat ühte tuleb eraldi, ühte kohta tulevad tulemused kokku, siis tuleb nad ise käsitsi Google ümber tõsta ja nii edasi. Et kas see lahendus kuidagi ka seda suures pildis muudab? Ja, see oligi väga hea küsimus, selles suhtes see ongi põhimõtteliselt see, miks ma ütlesin, me läheme 10 sammu edasi, et me ei lähe väikest ühte peenhäälestust tegema sellesse õppeprotsessi. Et mida me teeme, ehitame sisuliselt NetGroupis on see, et me ehitame hariduse X-teed või digiõppe X-teed, ehk siis me üritame tuua kõik need õppimise vahendid, kõik need tööriistad, mida täna kasutatakse digitaalselt, kõik mingid materjalid ja nii edasi. Me toome nad kokku, me integreerime nad kõik ühte keskkonda läbi erinevate väga tarkade liideste ja nagu selliste protsesside ja see võimaldab lõppkokkuvõttes õpetaja ja õpilase jaoks seda, et sul ei ole enam sellist olukorda, kus sa pead sisse logima 10 erinevasse keskkonda, pead hindeid kandma ühest keskkonnast teisest keskkonnast kolmandasse, pidama ise mingeid Exceleid, õpilastele ei saa korralikult tagasisidet jätta nendes konkreetsetes keskkondades. Me üritame kõik sellised nagu need mured ära lahendada, mis on tekkinud sellest killustatusest. Tuues paralleeli Eesti eriga, siis võib öelda, et see on nagu single gateway õppeprotsessi või? Jah, et Eestis on see once only printsiip, on ju, ehk siis see, et me küsime Eesti riigi kodaniku käest ühe korra mingit informatsiooni, on ju, et jah, midagi taolist selles suhtes, et me võib-olla ei tegele informatsiooni küsimisega niivõrd, kui me tegeleme lihtsalt selle protsessiga, et see protsess toimiks nagu efektiivselt ja ühe korra, on ju, kas õpetaja jaoks, et ei peaks mitu korda hindeid sisestama näiteks või tulemusi vaatama. Et jah, kindlasti see väga hästi kokku Eesti nagu digiriigi printsiipidega ka. Olen kuulnud, et tegelikult on asi juba üsna lõppjärgus, käib kohati ka testimine, et kas kui mõnel koolil, õpetajal, haridustehnoloogil, direktoril, kellelgi tegib huvi antud lahenduse kohta, et kas on veel võimalik nii-öelda pardale saada, tekiks mingid, tahab küsida midagi, peaks meie poole pöörduma, NetGroupi poole?
jah, et täna meil ongi sisuliselt käimas siis nii-öelda kasutaja testimised, et me teeme koostööd juba paljude õpetajate ja koolidega ja kindlasti tahame veel rohkematega koostööd teha. Ehk siis kui sina oled õpetaja või oled huvitatud sellisest tehnoloogiast ja selle testimisest, siis võta meiega ühendust. Meil on kasutajatesti niisugused töögrupid, kus me ootame siis head tagasisidet ja häid kogemusi, mis inimestel on juba ka selliste tööriistadega. Ja täna me oleme sisuliselt, mis etapis me olemegi siis sellise nii-öelda esimese toote MVP nii-öelda lõpuetapis. Ehk siis see on selline esimene asi, millega me tahaksime juba mingit probleemi lahendama minna tänases digitaalses õppes siis. Okei, ja kui on huvi, siis kontaktid leiad siit.